Tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Olen tulnud Simisalu Matsimäe loodusrajale. Tegu on 7 kilomeetri pikkuse rajaga, nii et kui soovite selle läbida kogu pikkuses, siis arvestage, et tegelikult läheb ju poole rohkem kilometraaži. Olen hetkel siis vaatetornis siin matkaraja ääres, et kes soovib eelkäija siis selliste rabamaastiku näha, tutvuda, siis arvestage sellega, et Simisalu poolt tulles peab vähemalt mingi 5 kilomeetrit enne matkama. Et kes tuleb Matsimäe poolt, see saab sinna rabamaastiku kohe nautima hakata. Rada kulgeb siis suuresti laudtee peal lausa 5 kilomeetri ulatuses. Läbib see siis Seli raba, aga ka endiste talukohtade juurest läheb läbi. See on osa ka Peraküla Aegviidu Ähijärve matkateest. Matsimäe poolses otsas on matkarajal selline koht, et matkaja registreeri ennast. Siia on võimalik siis ennast kirja panna. Ja nagu ikka, tüüpiliselt on ka raja ääres sellised infotahvlid. Konkreetselt see siin selitab, miks laukad on kaarekujulised või ringikujulised. Või saate ise ka siit lugeda. Nii nagu üleval, nii ka all. Peegelsile Laukajärv. Aga siin matkarajal on siis vaatetorn sellised madalamat kasvu, kas siis võib öelda. Aga saab sinna üles minna ja natuke vaadet ikka nautida. See siin on Seli soon, ehk põhimõtteliselt kraav, mis ühendab järve Jägala jõega. Miks see tehtud on? Seda ei oska öelda. Eks ilmselt ikkagi kuivenduse eesmärgil või? Nagu siin infotahvel ütleb, siis on tegelikult olnud kunagi vana talukoht siin. Inimesed on 60-ndatel selle maha jätnud, aga ehk siis praegu siin korraldatakse ilmselt mingid laagrid. Ei oska nüüd arvata, mida sellest nüüd mõelda, et siin loodusest on tehtud välinäitus, kaljupõllu, kodalased ja kirgastumine, võib-olla midagi veel sinna, aga jah, ma ei tea, kas see nüüd peaks olema osa matkarajast või mitte. Hea küsimus. Selline see matkarada nüüd on. Siinkohal suured tänud sõber Mikule, kes pakub neid ilusaid droonivaateid. Minu poolt aga
minge ikka rappa, mitte siis oma elukorraldusega, aga matkamisega. Näeme õues!